Seemnetega levivad haigused. Inimesed reisivad tänapäeval palju ja see aitab kaasa seemnete ning ka haiguste levikule. Siin on kaart, kus on näha, kuidas turistid liikusid aastal 2010. Ja samade teepidi levivad ka inimeste haigused. Iiri näljahäda ehk kartuliikaldus 1845 kuni 1852. Kartuli ringmädanik hävitas täielikult kartuli iirlaste toidulaualt. Näljahäda jooksul suri ligikaudu 1 miljon inimest ning teist sama palju emigreerus. Emigrante kohale toimetavat laevu kutsuti rahvasuus kirstlaevadeks, kuna märkimisväärne osa inimestest suri teekonnal. Jalakasurm. Üks hilisema aja haigusi, mis on levinud väga palju Euroopas, on jalakasurm. See on seenehaigus, mis põhjustab jalakate kuivamist. Ja haigust tekitavad seenjalaka, siuksuu. Jalakasurma iseloomustavad võra tipus kuivavad oksad ja koorealuse puidus must katkendlik ring. Jalakasurma tõrjeks põletakse tavaliselt haiged oksad ja hukkunud puud koha peal. Ja jalakasurma on ka leitud Eestis parkidest. Viljapuude haigused on ennekõike viljapuude bakterpõletik, hõbelehisus, tüvevähk, koorepõletik, kärntöbi, hõbelehisus, kirsipuu lehevarimistõbi ja lehetäid. Siis meil on invasiivsed võõrliigid ja need võivad olla tihti agressiivsemad ja suuremad ja suruvad meie oma kohalikku taimkate siis välja. Invasiivsed võõrliigid on näiteks hiidkaruputk, Sosnovski karuputk, Ida-kitsehernes, Kanada kuldvits, harilik tõlkjas, väikeseöiline lemmalts, hobuoplikas, kurdlehine kibuvits, noollehine salat, süstlehine aster, pajulehine aster ja karvane võõrkakkar. Siin paremad kättpildid on Sosnovski karuputk. Hiidkaruputk, Ida-kitsehernes ehk söödakaleega. Seda kasvatati söödana vahepeal ja tihti näeme seda jäänusena põllupeenrade ääres. Ta on muutunud invasiivseks. Saab ise hakkama ja ise levib. Kanada kuldvits, eriti Lõuna-Eestis, Tartu ümbruseski on hästi palju näha Kanada kuldvitsa, mis on levinud harimata põldudele. Väikeseöieline lemmalts, hobuoplikas, kurtlehine kibuvits. Kurtlehine kibuvits on suureks probleemiks saanud Soomes, kus seda kasvatati ja istutati palju näiteks mootorteede ääres ja sellistel üldiselt teeäärsetele aladele ja sealt on siis läinud levima. Noollehine salat, süstlehine aster ja süstlehise astra elukohad nii on näha, et nad on praegu siin Kesk-Eestis rohkem. Paljulehine aster, karvane võõrkakkar, mis on Lõuna-Eestis saanud umbrohuks. Euroopa Liidul on nimekirja mitte soovitavatest liigidest ja haigustest ja selles nimekirjas on
250 liike, mida ei taheta Euroopa Liidus. Ja siin on nüüd nende haiguste nimed ladina keeles. Seemnetega levivad haiguste tüübid, bakterid, seenhaigused, siis on domycetes ja fütoplasmad, seenehaigused ja domycetes ja fütoplasmad ei ole selle Euroopa mittesoovitavate liigide nimekirjas. Aga viirused ja viroidid, nematoidid ja putukad on. Ja mitmed nendest võivad ka olla seemne sees, mitte ainult nagu pinna peal. Ja näiteks Taanis on palju probleeme otraga ja ka teiste põlluviljadega nematoidhaigustega. Siis mõned märkused nende haiguste kohta. Tomatil võib olla Clavibacter michigensis, alamliik michigensis, joka on haigus, mis võib olla ka seemne sees. Tomatil ja tšilli, kui räägime Xanthomarsest, niin tuleb uurida 10 000 seemnet, et avastada haigust. Ja meil seemnesäilitajatel üldiselt pole nii palju seemned. Ka järgmiste 2 haiguste puhul on nii, et tuleb uurida 5000 seemnet ehk väga palju, et üldse tuvastada selle haiguse. Sitrusviljadel ja tomatitel võib olla viroidid ja haigus võib olla nii seemne sees kui seemne peal. Haigusel pole rakku, tal pole DNA, tal pole proteiini, tal on ainult ümmargune RNA moleküül. Ja see võib olla ilutaimedel ja kimalane võib seda näiteks levitada. Ja tomatidel võib veel olla selline ohtlik haigus kui tomatchlorotic dwarf viroid. Nematoidide kohta nii, et tuvastada nüüd need väga ohtlikud haigused, mis meie ei soovi saada. Nii, osadel võib olla, osad need haigused on sellised, et need võib nakatada mitmed erinevad liigid. Näiteks võib olla ka põldubadel ja köögiviljadel, teistel lubadel. Mitmed need haigused on nii rasked avastada, et need ei suuda niimoodi, sa näed ainult, et lehtedel on mingisugust laigud, aga ei peab olema väga suur see määr ja laboratooriumites mikroskoopidega uurida seda, et saada nagu need haiguste kätte. Et olla nagu kindlama poolni, siis ei ole üldse soovitav tuua mingisugused seemned, näiteks nüüd tomatite puhul, ka tšillide puhul. Meil sitrusviljad eriti ei kasva Lõuna-Euroopast, aga ka mitte võib-olla Kesk-Euroopast. Et tuleks ikka kasvatada kohalikud seemned, mis on siin meie juures ametlikud seemnemüük. Niikaua kui see haigus nagu iseenesest ei tekita suurt probleemi võib-olla seal üksikmajapidamises, aga sel hetkel, kui haigus näiteks levib ja levib suurtootmisesse ja see võib juhtuda nii, et ta levib just väikeste tootjate käest ka suurtootjate juurde, siis on sellel väga suur majanduslik mõju ja kahju. Sellepärast olgu me väga tähelepanulikud, millist seemnet meie kasutame just nimelt tomatidel ja tšillidel, aga ka mõned teistel taimedel siis. Terve taim, terve seemne. Seemnetaimede hulgast kõrvaldada haigustunnustega taimed esimesel võimalusel.
ja korja seemned ainult tervetelt ja tugevatelt taimedelt. Ja kui korjad seemned ametlikult sordilt, siis tuleb jälgida, et seemnetaimed vastaksid sordikirjelduse. Jõgevalt aretatud sorti leiad Eesti Taimekasvatuse Instituudi koduleheküljelt, näiteks Aed Hermes Aamissepp on selline sort. Vanaaegne sort.